Lennart Meri. Me teame Lennart Meri presidendina, reisikirjanikuna, dokumentalistina, aga tema põhivaldkond oli fantasmagooria. Ta unistas Eesti riigist nii võimsalt, et ka teised hakkasid uskuma. On tõepoolest olemas selline koht nagu Eesti Vabariik. Lennartit ei takistanud tegelikkusega olud, neid sai alati sobivaks kujundada. Kui olukord on sitt, siis on see tuleviku väetis. Nende rituaalid, kombestik ja keel elavad edasi Kalevitemaa pärimustes ja meis endis. Aga kõigepealt oli vaja teada saada, kust me tuleme, kes me oleme ja kes on meie hõimlased. Selleks käis Meri läbi pool maailma ja jäädvustas kõik oma märkmiku ja filmirullile. Aga veelgi olulisemad olid tema mõtte ja kujutluse rännud. Raamatus Hõbevalge avaldub Meri fantaasia segatuna ajaloo ja mütoloogiaga. Valdavaks aineks on inimene ise ja meie põhjavööndi 3 elukandjat, kala, põder ja müütiline veelind. No esiteks minu meelest ruum ja aeg on teineteist lahutamatud ja aeg on inimesest lahutamatu selles mõttes, et kui me üldse tahame mõista tänapäeva moodsat inimest, siis me peame paratamatult oma pilgu suunama ka minevikku. See ei tähenda mitte, et me peame minevikus elama, see tähendab seda, et me peame minevikuga koos elama. Mõelgem natuke selle peale, et 99% inimese ajaloost on tema esiaeg, tema muinasaeg. Ja kui te mõtlete kas või lindudel, kes on liigina umbes 30 aastat vanemad kui inimliik, siis rändlinnud joonduvad ka praegu ikka veel olematute mandri rannajoonte järgi. Teiste sõnadega niisugune sotsiaalne mälu on sügavalt kodeeritud selles liigis. Ma usun, et me ei suudaks ilmaski tänapäeva väga moodsat inimest mõista, kui me ei peaks silmas, et ka temas, tema kultuuris on kõigi eelnevate põlvkondade kogemuste summa. See on ka omamoodi sotsiaalne mälu.